Tervist, mina olen Markus Järvi Objektiivi peatoimetaja ja käes on kommentaari aeg. Palju on räägitud meile saadetud kommentaarides sellest, et te Objektiivi mehed oskate hästi analüüsida, kui valesti kõik asjad on, aga kas oskate ka ette panna midagi, kuidas neid asju ka paremaks teha? No, tänases saates ma üritan seda teha. Nimelt räägin sellisest temaatikast nagu rahvastikukriis ja sündimus. Meil on olnud mööduva aasta lõpus ja käesoleva alguses päris mitmeid artikleid, mis räägivad sellest, et Eesti rahvastik oma praeguses arengus on äärmiselt tõsises kriisis. Siin on möödunud aasta lõpust artikkel, kuidas 2025. aasta võib siis tuua kaasa madala sündimuse rekordi. Ja ongi öeldud seda, et lõppev aasta võib tuua kaasa madala sündimuse rekordi. Rahvastikuteadlase Mare Ainsaare hinnangul on põhjuseks ebastabiilne olukord nii maailmas kui ka Eestis. Ja siis tuleme reaalsete teemade juurde, nimelt ongi siis selgunud selline olukord, et detsembris kukkus sündivus sajandi madalaimale tasemele ja tegelikult eelmine aasta 2025 kujutas endast sündimuse osas järgmist nii-öelda madal lennu rekordit. Me oleme siis aastast 2022 põhimõtteliselt järgemööda purustanud neid sündimuse madal rekordeid. Mõõtmisajaloo algusest peale ja 2025 oli üks nende seas, kus eelmise aasta rekord 2024. aasta oma siis jälle järjekordselt purustati. Mis meil siis siit vastu vaatab? No vastu vaatab see, et IBE statistika on jõudnud tõelisesse madalpunkti. Meil sündis eelmine aasta 9092 last. Surnuid on aga 15 427 ehk loomulik iive on 6335 inimesega miinuses. Rahvastik kahaneb. Kui meil veel 2024. aastal sündis 9690 inimest, siis nüüd on peaaegu 600 inimesega vähem. Oleme siis eelmisel aastal jõudnud uue rekordini. Ning loomulikult üks asi, mis on vägagi tõsine, on see, et meie sündimuskordaja, mis tegelikult on olnud kogu taas iseseisvumise aja vältel madalam kui taastetase, ehk siis 2,1, on siis eelmisel aastal 2024 jõudnud numbrini 1,18 last fertiilse seas naise kohta. 2025. aasta arve veel arvutatakse, aga tundub, et need võivad olla veelgi madalamad kui 2024. aasta arvud. Niisiis, tegelikult me oleme tunnistajaks täielikule demograafilisele kollapsile. Me oleme tunnistajaks rahvastikukriisile, mis on Eesti ajaloos vaated peaaegu enneolematu võib-olla mitte, kui siin arvestada nüüd põhjasõja järgset Eestit, kus mingitel hinnangutel jäi järgi 100 000 või natukene rohkem inimest. Aga igal juhul me oleme väga tõsises kriisis. Kui vaadata nüüd seda, kuidas kogu meediamaastik sellele on reageerinud, no siis võib ütelda, et samal ajal, kui me oleme täielikus kriisis, on Eesti Vabariigi valitsus ja eelkõige liberaalid, kes on juhindunud aastaid juba sellisest feministlikust, liberaalsotsialistlikust ideoloogiast, täiesti selle probleemi maha vaikinud. Ja vastupidi,
on võetud omaks alates president Ilvesest peale idee, et rahvas võibki kahaneda, me oleme sellise kestliku kahanemise kursil. Ja kui vaadata ka seda, mida on öelnud erinevad spetsialistid, siis mind on pannud tõsiselt kulmi kergitama selline korüfee, nagu siin alles hiljuti rahvusmõtte auhinna laureaadiks pärjatud statistik ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit, kes on 2. detsembril, kui ta rahvusmõtte auhinda vastu võttis, öelnud, et meid ei pea olema rohkem. Ja ühes teises intervjuus, mille ta Postimehele annab, ütleb Ene-Margit Tiit, et praegune madal sündimus ei ohusta veel rahva püsima jäämist. No meid ei pea olema rohkem, ütleb Ene-Margit Tiit ja toob siin välja sellise mõtte. Oleme hakkama saanud ja püsinud ka siis, kui meid on vähem. Paljud väikesed rahvad, näiteks islandlased, saavad väga hästi hakkama. Seega rahvaarv ei ole määrav, vaid määrav on see, kui tugevad me oleme. Kui tugevad me oleme, sellega ma olen täiesti nõus, aga rahvaarv on määrav. See on muusas eelduseks sellele, kui tugevad me oleme ja paratamatult annab tunnistust sündivuskordaja ja ka rahva taastootmine sellest, kui tugevad me rahvana üleüldse oleme. Et see on üks nendest eeldustest ja üks nendest näidikutest, et mis on meie rahva reaalne elujõud. Teises intervjuus ütleb Ene-Margit Tiit aga sedapsi. Nähes sündimuse languse numbreid viimasel 5 aastal järeldavad inimesed, et kohe on katastroof käes. Lapsi enam ei sünni ja rahvas surebki välja. Tegelikult on aga vaja igasuguste ennustuste tegemiseks kasutada kõiki näitajaid. Samuti tunda statistiliste mudelite loomist ja tõlgendamist. Sündimusel on alati olnud tõusu- ja langusperioode ja me ei näe põhjust hakata praegust langust stigmatiseerima ja järeldama, et see muutub püsivaks. Sündimusel on olnud alati tõusu- ja langusperioode. No vaatame siis järgi Eesti statistikast, milline on see summaarne sündimuskordaja. Ehk siis sündinud lapsi keskmiselt fertiilses eas naise kohta viimastel aastatel ehk tegelikult kogu taasiseseisvumisperioodi olnud. Ma mainisin juba, et see on olnud alati taaste tasemest allapoole. Kui me läheme 91. aastast peale, siis on see 1,8, mis on madalam loomulikult kui taastetase, siis tuleb siit järgmisel aastal juba 1,71, langeb see meie iseseisvuse viljakatel algusaastatel 1,49 peale, sealt edasi veel järgnevatel aastatel 1,38 95. aastal, kuni siis jõuab absoluutsesse madaltasemesse 1,28 1998. aastal, siis hakkab vaikselt tõusma, kuna tekitati emapalk siin vahepeal, kuigi ei võta kinni taastetaset 2,1 last fertiilses eas naise kohta. Siin on ka tõusuperioodilgi siis ainult 1,72, 1,7 aastal 2009 ja 1,72 uuesti 2010. aastal. Siis läheb see langustrendi ja 2022. aastal jõuab 1,41 näiduni. Ning nagu mainitud, eelmisel aastal oli siis sündimuskordaja langenud peale seda pidevate rekordite perioodi, negatiivsete rekordite perioodi 1,18 peale, mis on täiesti drastiline langus, ehk me oleme tegelikult ka taasiseseisvumisperioodi jooksul, see statistika lõpeb ära 2022. aastaga, aga ka taasiseseisvumisperioodi jooksul jõudnud välja kõige madalama sündimuskordaja numbrini ja ilmselt siis see aasta, mida ei ole veel arvestatud, 2025, mis on äsja möödunud aasta, on see veelgi madalam. Nii et kui nüüd vaadata seda, et sündimuskordaja on pidevalt olnud madalam
kui taastetase, siis tegelikult see, mida Ene-Margit Tiit meile siin ütleb, et paljud väikesed rahvad saavad hakkama ja tegelikult peame vaatama pikaajalisi trende, siis pikaajaline trend on see, et Eesti rahvas lihtsalt sureb välja, sest meil ei sünni lapsi piisavalt selleks, et taastetaset ületada. Või taastetasemeni jõuda. No, sellele teemale tegelikult on Eestis tähelepanu pööratud eelkõige sellistest mõõdukate konservatiivide ridadest. Teatavasti on Isamaa teinud rahvastiku küsimusest ühe oma peamise küsimuse ja Postimees ka Postimehe fookuse rubriike, kus kirjutab üks selliseid mõistlikumaid autoreid üldse Eesti konservatiivsel või siis niimoodi keskmisel konservatiivsel väljal Martin Ehala on välja toonud oma artiklis selle, kuidas ühiskond vajab tervenemiseks brutaalselt kõrvakiilu. Martin Ehala toob nüüd välja selle nende viimaste näitajate järgi, et Eestis koosneb 53% leibkondadest nüüd vaid ühest inimesest. Tõenäoliselt on üle poolte lastest kogenud perekonna purunemise traumat ning ütletab ka seda, et kui me ei suuda taaselustada perekonda, pole meil ühiskonnana tulevikku. Ja Martin Ehala tegelikult ei lähe üldse väga kaugelt mööda väga olulisest küsimusest. Nimelt ütleb ta, et vigane väärtussüsteem on meie rahvastikukriisi peamine põhjus. Kriisi ületamiseks on ainult üks viis, kirjutab toimetaja Martin Ehala. Ja selleks on just nimelt selline väärtusruumi muutus. Lisaks on liberalism oma ajaga moondunud sõna otseses mõttes liberastiaks ja lõhestanud ühiskonnad leppimatusse kultuurisõtta. Kõik see kokku on viinud meid sotsiaalse katastroofi äärele, kirjutab Ehala. Vladimir Putini algatatud maailmakorra muutus näitab, et meie nõrgenemine pole jäänud märkamata. Perepoliitika, ütleb Ehala, peab saama meie üldrahvalikuks ettevõtmiseks mitte sünnid, vaid pered. Ja siin ka Martin Ehala ei pane üldsegi mitte mööda. Sest sünnid ei tee rahvast, lapsed peavad saama suureks kasvada oma bioloogiliste vanemate armastavas kodus. Eestis on purunenud lastega peresid peaaegu sama palju kui lastega peresid, on kärgperesid ja mittetraditsioonilisi. See on meie destruktiivse mineviku ja oleviku pärand. Tuleb lõpuks endale tunnistada, et oleme trampinud ise oma elu allika poriseks mülkaks ja teeme näo, nagu oleksime sooritanud kangelasteo. See perversne enesepettus peab lõppema, ütleb Martin Ehala. Oleme liikunud virvatulukeste kannul. Nii see on ja pole mõtet otsida süüdlasi. Kuid siit alates tuleb võtta taas elujättav suund ja hakata üles ehitama perekondi, nii nagu need on eksisteerinud juba viimased 2000 aastat, tagades jätkusuutlikkuse kultuuridele, mis on vorminud maailma ajalugu. Vahepeal räägib Ehala ka immigratsioonist, mis eelkõige meie demograafilises situatsioonis 1,18 sündimuskordajaga on drastiliste tagajärgedega. Ütleb, et see tuleb Eestis peatada peaaegu täielikult või kui seda soosida, siis ainult oskusspetsialistide osalt ja mitte selliste oskusspetsialistide osalt, kes tulevad meile paadiga üle Gibraltari, kellest ajukirurgid ja astronoomid siis hakkavad märatsema Itaalia, Hispaania, Prantsuse ja teiste riikide tänavatel, vaid midagi muud, mida siis Ehala silmas peab. Lõpetab Ehala oma artikli üleskutsega, kui me ei suuda taastada sellist eluoptimismi, rõõmu ja oma perest kui inimese elu teljeste sihist, siis ei lõppe ka üha süvenev ulg ja hammaste kiristamine vaimse tervise agoonias. Aeg on tulla mõistusele. Igati mõistlikud ja terved üleskutsed Martin Ehalalt. Küll aga paneb silma või hakkab silma Martin Ehala artikli juures see, et kui me nüüd vaatame seda, et millised need konkreetsed ettepanekud peaksid olema, mis meid viiks välja sellest rahvastikukriisist, mis meil praegu siin haigutab meie ees kuristikuna,
sellest demograafilisest vetsupotist, nagu Rein Taagepera oma geniaalses ja legendaarses artiklis rääkis juba tükki 15 aastat või rohkemgi tagasi. Mis need meetmed on, mis meid sellest välja tooksid, siis sellest tegelikult Ehala targu vaikib. Ta ütleb, et me peame tulema mõistusele, aga konkreetseid ettepanekuid, kuidas sellest välja tulla, me tegelikult ei loe sellest artiklist. No Postimehe juhtkiri toob ka välja, et sündimusest peab saama riiklik prioriteet. Need on kõik seal kuskil 9.–10. jaanuari artiklid siin nädalapäevad 1,5 nädalat tagasi, kus kogu see statistika välja tuli ja nüüd siis saadi aru, et asi on ikkagi väga tõsine ja Postimees tõepoolest siis sellise keskpõranda väljaandena on hakanud muretsema samuti Eesti sündimuse pärast. Sündimusest peab saama riiklik prioriteet, üleskutse riigile ja ühiskonnale teha sündimusest prioriteet ning liikuda sõnadest teguni. Käed rüpes pole mõtet istuda ja noortele ei meeldi senine eluviis. Postimees tuletab siis meelde, et loomulik iive on -6335 inimest. See tähendab siis ühe aastaga kadus väike linnatäis inimesi Eestis, näiteks üks Elva, üks Põlva või üks Tapa. Ja siis loomulikult räägitakse sellest, kuidas siis me peame paarisuhted uuesti viima endisele tasemele. Üks põhjus, miks inimesed paarisuhteid ei loo, on see, et neil on hea kodus oma telefoniga, viitab Postimees Briti ajaloolase Simon Sebag Montefiorega tehtud intervjuule. Noh, ma nüüd ei tea, kuidas sellega on, et kas puhtalt sellepärast on rahvastikukriis, et inimesed istuvad kodus oma telefoniga, aga igal juhul midagi tuleb ette võtta. Siin räägitakse ka Ene-Margit Tiidu intervjuust ja sellest, et põhjuseks on identiteedi kadu ja just sellega peaksime meie arvamusliidrid arvestama. Ikkagi ka Ene-Margit Tiit tunnistab, et rahvastikukriisi aluseks on mingisugused väärtusnihked ja identiteedi kadu ning mingisugused vaimsed laadi tasandid, millega me peame ühiskonnas hakkama rinda pistma. Et ühesõnaga meile joonistub siit välja selline olukord, et kui meil peaminister Michal ja kõik võimalikud sotsiaalliberalistid ei tunnista seda probleemi üldse ja räägivad pigem probleemist, kuidas konservatiivid üritavad teha naistest sünnitusmasinaid ja matavad kogu selle probleemi täiesti kalevi alla, siis ütleme nii, selline keskpõranda konservatiivsus on siin hakanud üles ärkama ja probleemi tunnistama ja ütlema, et me peame hakkama nüüd tõepoolest selle asjaga laiemalt tegelema. Ning isegi on tunnistanud seda, et selle probleemi juureks on mingit laadi vaimsed probleemid või vaimsed asjad. No, mida siis nüüd kosta selle asja juures esimeseks? Tõepoolest, pakun käesolevas kommentaaris välja konkreetseid ettepanekuid. Ja need konkreetsed ettepanekud tegelikult lähtuvad ühest sellisest baastõdemusest või baasteesist. Nimelt, sündimuse taastamise eelduseks, kui me üleüldse räägime mingisugustest elementaarsest eeldusest, on pöördumine vaimselt perekonna jaatava ideaali poole. Sündimuse kasvu eelduseks on kultuuriline, kui soovite, vaimne muutus ja pöördumine. Meelemuutus ja metanoia. Nii on kristlased nimetanud pöördumist. Metanoia on siis tõepoolest otsetõlkes meele muutmine, meele muutus kreeka keelest. Me peame muutma oma väärtushinnanguid, me peame muutma oma hoiakuid, me peame muutma kõike seda, mida ühiskonnas senini liberalistliku, sotsialistliku, kommunistliku ideoloogia poolt siia sisse süstitud on, kui head ja järgimisväärset. Me peame hakkama sellega rinda pistma. Ja sellega me peame hakkama rinda pistma mitte ainult ühiskonnas, vaid eelkõige
siin, omaenda südames, eelkõige omaenda mõtetes, eelkõige omaenda hoiakutes. See on teema, millega me peame hakkama tegelema. Ja kui siin on toimunud nagu erinevaid nii-öelda rahvastikukriisi kõikvõimalikke löökrühmi ja gruppe, mis on analüüsinud seda teemat, siis Riigikogust on välja tulnud nii üks kui teine rahvastikukriisi raport, aga mis seal haigutab sellise täiesti musta tühimikuna on see, et seda temaatikat üritatakse analüüsida eelkõige materiaalsel ja materialistlikul viisil. Ning öeldakse, et me võime seda kuidagi lahendada ära materiaalsete meedetega. See asi on mõeldud, kulla inimesed läbi kukkuma. Tõsi, materiaalseid meetmeid on vaja. Ma ei ütle, et neid ei ole vaja. Need on vägagi vajalikud, aga need võivad olla ühenduses ja tulevad kaasa meelemuutusega ja ideaalide vahetumisega perekonnasõbralikuks ühiskonnaks. Niisiis, igasuguste materiaalsete meetmetega, üksnes materiaalsete meetmetega rahvastikukriisi lahendada on mõeldud läbi kukkuma. Ja selle temaatika juurde kuulub ka see, et kui me räägime siin sellisest rahvustundest, et Eesti rahvas ja rahvus kui selline hakkab välja surema. Eesti riik ei saa enam eksisteerida sellise riigina, iseseisva riigina, kui meil ei ole rahvas siin, seda Eesti rahvas, kes räägib eesti keelt, kes mõtleb eestlase moodi, kes on eestlaste poolt eostatud ja sünnitatud. Siis justkui see peaks olema mingisugune meie rahvuslik kohus ja seda pedaali on tampinud palju kõikvõimalikud liberaalid ja sotsiaalkommunistid ja öelnud seda, et konservatiivid üritavad siis nagu rahvuse taastamise ja taaste nimel panna naised sünnitama lapsi. Et see on selline konservatiivne ideaal, et eestlasi oleks rohkem, et riigil oleks rohkem inimesi, eestlasi siin. Ütlen kohe alguses ära, et kui me räägime sellest, et rahvuse ja sündimuse taastamise eelduseks on pöördumine just nimelt sellise elujaatava hoiaku poole, siis ühtlasi me peame aru saama sellest, et mitte keegi ei hakka lapsi eostama ja sünnitama pelgalt rahvust ja riiki silmas pidades. Perekond on oma olemuselt sotsiaalne üksus, mis eelneb riigile ja rahvusele, rahvale, ning millele riik, rahvas ja rahvus tugineb. See ehitub ja rajaneb perekonnale. Ja ma olen päris kindel, et ükskõik kui patriootlik või rahvuslikult meelestatud keegi on, ei hakka keegi esmajärjekorras lapsi tegema, sigitama, sünnitama, neid kasvatama, sellepärast, et Eesti vajab lapsi. See kindlasti ei ole esmajärjekorras see, miks keegi lapsi saab. Ja tegelikult siin paistab välja just nimelt see tasand, mis on paljuski, kuidas öelda, rahvusluse ja sellise kristlik konservatiivse maailmavaate üheks erinevuseks. Mitte tingimata vastandiks, aga erinevuseks kindlasti. Kui rahvuslased pigem asetavad rahvuse selliseks peamiseks hierarhiliseks suuruseks ja hierarhias peamiseks väärtuseks, siis konservatiivid, väärtuskonservatiivid seda kindlasti ei tee. Ja perekond on üks selliseid institutsioone. Perekond kui ideaalide ruum on tegelikult väga hea näide sellest, mis on oma olemuselt väärtushierarhias kõrgemal või tegelikult ka sügavamal, olulisemal kohal, vundamenti loovamal tasandil kui riik ja rahvus. Riik ja rahvus ehituvad perekonna vundamendile ja mitte vastupidi. Kui perekond laguneb ka riik ja rahvas sureb lihtsalt välja. Nii et
perekond väärtuse ideaalina on miski, mis on rahvusest ja riigist kõrgemal. Ja kui me ei taasta perekonna ideed, ideaali, siis tegelikult ka rahvad ja riigid surevad välja. Sest perekonna ideaali nimel sünnitatakse lapsi küll. Elujaatava ideaali nimel ja seda tõeks elades igapäevaselt. Selle kaudu rahvas kasvab küll. Aga mitte pelgalt selle nimel, et rahvast uueks luua ja taas toota. See ei ole peamine idee kindlasti. Me võime tegelikult ütelda väga lihtsalt, et madal sündimus on perekonna ja abielu kriis. Ja perekonna ja abielu vaimne kriis. Mida me siis näeme statistika andmetel? Milline on abielus sündinute osakaal kõigist sündidest, millele tegelikult Ehala ka oma artiklis tänuväärselt viitab? Kui tuleme 91. aastast peale, ehk siis taasiseseisvumise algusest peale, jällegi aastani 2022, siis näeme seda, et see on olnud languses. Kui 91. aastal sündis lapsi abielust 98,76%, siis järgnevatel aastatel on see olnud pidevas languses, jõudes 2024. aastal sinna 42,03% juurde. Ehk siis vähem kui pooled lastest sünnib suhetest, mis tegelikult ei ole abielu. Mis tegelikult ei ole see institutsioon, mis garanteeriks lastele elukestva turvalise keskkonna nende lapse perioodi ajal. Tänasest päevast oleme siis jõudnud välja mingi väike pisikene tõus, on olnud vahepeal minimaalne tõus, aga oleme jõudnud siis sellise numbrini nagu 43,58, mis need viimase paari aasta näidudid on, ma jällegi ei tea, see statistika seda ei ütle, aga ju nad sinna samasse kohta enam-vähem on, ilmselt võib-olla on ka langenud. Ehk kui me räägime sellest, et lapsi sünnib alla poole, kõvasti alla poole nendest liitudest, mis ei ole abielus, siis siin on väga tõsine mõttekoht. No kuidas see kõik siis peaks liituma ja seostuma sündimusega? Ja nende meetmetega, mida ma välja pakun siin taastamaks perekonnakultuuri. Kui me räägime perekonnakultuurist, siis me räägime vaimsetest, kultuurilistest ideaalidest. Me räägime mingitest väärtustest, mis on inimestele kesksel kohal ja millele tuginedes nad rajanevad oma perekonna. Nad rajavad oma abielu ja sellele väärtussüsteemile, sellele vaimsele, kättesaamatule mateerias, sellele vaimsele vundamendile asetavad nad ja rajavad oma kooselu, ühiselu ja oma perekonna tervikuna. Ja ma panen ette siin mingeid meetmeid, mis tegelikult on väga selgelt lihtsad, aga võivad tunduda väga kahtlemata inimestele tegelikult radikaalsed. Aga ma pean neid meetmeid täiesti, kuidas öelda, elementaarseteks ja fundamentaalseteks. Kui neid meetmeid ei võeta kasutusele, siis tegelikult ei Euroopa ega lääne ühiskonna ega Eesti sündimusnäitajad ei parane. Kui me vaatame siin sündimusnäitajaid näiteks ka katoliiklikes maades nagu Itaalia, Hispaania, Portugal, no siis need sündimusnäitajad samamoodi on täiesti katastroofilised ja on väga selge see, et nendes ühiskondades on kaotatud kristliku kultuuri vundament omaenda jalge alt ning on omaks võetud mingi teine hedonistlik, sotsiaalliberalistlik mõtte ja vaimu
mis ilmselgelt perekonda ja lasterikkust ei toeta. No milliseid meetmeid ma siis ette panen? Esiteks, kõige esimene, kõige elementaarsem on see, et elu pühadus tuleb taastada. Me peame lähtuma ühiskonnast, kus elu kui selline on väärtus. Inimese elu on absoluutne väärtus eostamisest surmani. Me ei saa seda oma tahtsi kuidagi väänata, muuta, seda elu tappa, hävitada ükskõik millistel argumentidel. See elukultuur ja elu pühaduse taastamine hõlmab endas seda, et lapse tapmine emaüsas tuleb teha tegelikult kultuuriliselt mõeldamatuks. Me peame lähtuma sellest, et kui me vaatame siin neid pilte lapsest, siis ühiskond, mis näiteks ei tunnista, et see 7-nädalane loode on inimene ja teda võib tappa, hävitada ühiskonnas, see ühiskond on mõistetud demograafilise kollapsi läbi hävinema. Nii lihtne see ongi. Kui me ei ole valmis tunnistama, et see siin 8-nädalane inimene on inimene, et kui me tahame, me võiksime teda emaüsas hävitada, siis me oleme mõeldud ja pea ees tormame hävingu poole. Siin on need pildid, mis on meie elukultuuri organisatsiooni, Sihtasutuse Perekonna Traditsiooni Kaitseks elukultuuri organisatsiooni lehtedel, võite nendega tutvuda seal. Need on, siin on 10-11-nädalane loode, siin on 12-nädalane loode, need on tsügoodid, nii edasi. Nii. Kui me ei ole valmis tunnistama, et need väikesed olendid on inimesed, siin on loote kõrv, siin on loote jalg, et me võime neid oma tahtsi emaüsas tükkideks rebida, siis me ei ole elukultuuri austajad ja meie kultuur hävineb. Kui me ei ole valmis tunnistada seda, et kõige lääne ühiskonna kõige suurem oht inimesele on üldse olla emaüsas, et selle läbi on 100 miljoneid, rohkem kui mingites poliitilistes sündmustes, isegi rohkem kui mõrvarliku kommunismi tulemusel. Abort on ka tegelikult vasakpoolse kommunistliku, ateistliku, teemonliku ideoloogia otsene sünnitis loomulikult, mida on edendanud need samad globalistlikud, teemonlikud, marksistlikud, pahempoolsed organisatsioonid ühiskonnas. Siis me oleme teel surma. Ja see on üks väga valus punkt tegelikult. Ja ma arvan, et see on üks asi, millega väga paljud inimesed võib-olla üldse ei nõustu. Lapse tapmine emaüsas tuleb teha meie ühiskonnas mõeldamatuks. Ja nüüd, kui te küsite, kuidas, siis tegelikult võib ütelda, et saab küll teha. Kui 10 aastaga on toodud sisse selline asi, et koolidesse on viidud sooneutraalsuse ideoloogia, lastele õpetatakse seda, et mehed võivad sünnitada ja ei ole olemas 2 sugu või et abielu võivad moodustada 2 meest või 2 naist ja seda siin, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul, siis kindlasti võime me ühiskonnas täpselt sama jõuliselt läbi suruda mõtte, mis on kooskõlas inimloomusega, et emaüsas lapse tapmine on mõeldamatu meie kultuuris. Me ei aktsepteeri seda. Sellele
kõigele eelneb üks teine asi, mis ilmselt veel rohkem inimesi vihale ajab. Ja see on kontratseptiivne mentaliteet. Kui me ei näe perekondlikku eluallikana, abielu eluallikana, mis abikaasade teineteise täiendavusel võtab vastu seda elu, mida antakse. Niimoodi tekivad suured perekonnad. Niimoodi tekib palju lapsi sellest ürgsest arusaamast, et elu on püha ja abikaasad peavad olema teineteisele avatud. Kui seda ei taastata, siis oleme samamoodi tegelikult teel kollapsi suunas. See on olnud põhjus, mille taustal on loomulikult terve rida erinevaid ideoloogiaid ja erinevaid inimlikke hoiakuid, millest üks on just nimelt puhas egoism, puhas enese asetamine abielus ja suhtes ja elus hierarhiliselt primaarsele kohale ja teenimisvalmidusest loobumine, siis need on need asjad, millest loobumine, need eelmised nii-öelda pahed on need, mis viivad välja just nimelt sinna, et me tunnistame, et elu on püha ning abikaasad on kutsutud võtma vastu elu, mis neile antakse, seda hoidma, kasvatama ja mitte sellele takistusi panema. Sest kui inimesed ütlevad, et nad võivad ise otsustada seda, kuidas siis plaanimajanduse korral enam-vähem, kui palju neil lapsi saab olema. Tavaliselt see plaanimajandus läheb nihu, sest elu ei allu sellistele plaanimajanduse nii-öelda ettekäänetele ja plaanidele. Siis selle järgmine tasand ongi lapse tapmine ema üsas, sest laps on soovimatu, ei tahtnud teda ja tema mitte soovitud staatust võib siis hävitada ära, tappes tema. Nii. Et me peame liikuma ühiskonna poole süstemaatiliselt, lihtsalt, täiesti ausalt, kus mõeldamatu on lapse tapmine ema üsas. Ükskõik mis põhjustel. Laps ei pea kannatama nende valede valikute tagajärjel, mis ta on tema eostamiseni on viinud. Lapse elu on absoluutselt püha. Samamoodi nagu vanainimese elu enne surma. Elu on püha eostamisest surmani. See on esimene punkt. Need on võib-olla kõige raskemad punktid üldse. Need on esimene tasand, millest on läbi imbunud ka mitmed konservatiivsed ringkonnad. Ja ilmselt ka mina, kes ma neid printsiipe siin meenutan, hakkan saama tõsist hurjutust, aga mul pole vahet, sellepärast et ma tahan täiesti lihtsalt ja jõuda välja nii-öelda elukultuuri juurteni, et öelda ausalt välja, millised on eeldused, millele toetudes me võime elukultuuri taastada ja ka rahvastiku taastet tõepoolest siis kasvatama hakata. Teine printsiip. Abielu pühadus tuleb taastada. Elupühadus on esimene ja teine on abielu pühadus. Terve perekonna aluseks on terve ja vastastikku teineteist täiendav abielu institutsioon, mis tegelikult oma olemuselt on lahutamatu. Oma olemuselt on see asi lahutamatu. Abikaasad teevad teineteisega lepingu, nad on andnud ennast teineteisele nii heas kui halvas ja sel hetkel, kui nad seda on teinud, see on väga tõsine otsus, on just nimelt nende järelkasvu silmas pidades see institutsioon, see kokkulepe, see ühiskondlik lepe, see avalik deklaratsioon, et meie oleme nüüd koos. See on lahutamatu. Ja siin võiks mõelda seda, et kas ei oleks vaja ühiskonnas
üldse mõelda selle peale, et me institutsionaliseerime 2 erinevat abielu käsitlust. Üks on siis, olgu ta nii, lahutatav, aga teine on lahutamatu, mis võtab arvesse selle, et abielu on leping, kust ei saa ühepoolselt välja astuda. Lepingulistest suhetest ei saa ühepoolselt välja astuda. Ja siis saab vaadata, et mis ühiskonnast hakkab saama. Et kallis, teeme selle lahutatav abielu. Mõtleme ikka selle peale, et mine sa tea, mis elu toob. Või siis tuleb teine mees ja või teine naine, ütlevad, et ei, meie läheme sinna, et meie paneme oma panused maksimumi peale. Lahutamatu abielu. Ja ongi kõik. Tuleme sinna, et ma ei tea, Iirimaal, mis oli katoliiklik maa, abielu lahutus legaliseeriti alles kuskil 95 või 96. Et abielu lahutuski nendes maades on olnud täiesti kuni viimaste aegadeni veel tabu. Et seda, et inimesed vahetavad omal elukaaslasi ja abielulisi suhteid, moodustavad uusi, see on jällegi siin, ütlen, võib-olla meil natukene rohkem levinud, aga nii mõneski maas viimased 20, 30, 40 aastat selline uus fenomen. Ja saate isegi aru, et kui abielu on püha, lahutamatu elukestev, siis sealt, see on selline häll, kus lapsed võivad areneda, kasvada selles abikaasade vastastikulises armastuses, ideaalis loomulikult. Kõik on patused, aga me peame püüdlema selle poole, et see oleks harmooniline, vastastikul austav elukeskkond. Ja selle juureks on abielu pühadus. No loomulikult selle printsiibiga kaasneb see, et igasugused kooseluseadused ja niinimetatud homoabielu tuleb tühistada kohe esimesel võimalusel. Igasugune homoseksualismi ja seksuaalperverssuste propaganda tuleb kohe esimesel võimalusel keelata. Jällegi küsite, et kuidas? Ja täiesti rahulikult. Seda on meile söödetud sisse erinevate valitsusväliste organisatsioonide toel, Euroopa Liidust ja Eesti maksumaksjalt toetust saavate organisatsioonide toel, on meie laste ajusid pestud koolides, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja andnud riikliku homoseksualismi levitamise 5-aastaku plaani, andes siis kõikidele ministeeriumitele ülesandeks teha erinevates haldusalades erinevaid nii-öelda ettevalmistusi, et igal pool siis sooideoloogiat, homoseksualismi levitada, saab täiesti vastupidiselt. Saab teha täiesti vastupidiselt. Saab teha nii, et Kommunikatsiooni- ja Majandusministeerium töötab välja perekondade ja pere keskse mudeli edendamise 5-aastaku plaani. Saab teha nii, et igasugune homoseksualistlik propaganda koolides, ühiskonnas, meedias, eelkõige meie maksumaksja poolt kinni makstud ERR-is lõpetatakse päeva pealt. Pole siin keerulist mitte midagi. Homoseksualism ja seksuaalperverssused on see teema, millega normaalsed, terved inimesed ei pea tegelema. Normaalsed inimesed tegelevad seltskonnas ja räägivad sellistest asjadest nagu kunst, filosoofia, kultuur, poliitika, muusika, aga mitte seksuaalperverssustest. See on teema, millest ei kõnelda. See on teema, mis peab ühiskonnas olema tabu. See on teema, mis tuleb ühiskonnas suruda tagasi sinna, kus ta oli, ehk siis kappi, sügavale kapi põhja. Ei mingisugust nii-öelda normaliseerimist, ei mingisugust ideologiseerimist, ei mingisugust asetamist teise kõrvale, võrdväärse ideoloogiana, perekonna institutsiooni kõrvale. Ei mingit ideedki sellest, et samasooliste liidud võiksid kujutada endast võrdväärset kooseluvormi abieluga. Mehe ja naise abieluga, mis on teineteist täiendav institutsioon, mille eesmärgiks on eelkõige laste hüve,
laste sünnitamine, eostamine ja hüve. Kolmas printsiip. Terve ja truu perekonnaelu, eelkõige isadus ja emadus, tuleb asetada ühiskondlikuks ideaaliks, mille poole noor inimene täiesti naturaalselt püüdleb. Jällegi, kui meil on viimase 15-20 aasta jooksul süstemaatiliselt lagundatud perekondlikku ideaali, süstemaatiliselt räägitud, kuivõrd haige on perekondlik ühiskond. Seda on teinud feministid, seda on teinud erinevad filosoofiliselt koolkonnad, Simone de Beauvoir, erinevad kirjandussuundumused rääkinud sellest, kuivõrd läbimäda on perekondlik ühiskond, kuivõrd mingisugustest ideedest ja salajastest perverssustest on läbi imbunud normaalne isadus, normaalne emadus. Kuivõrd sellised tumedatest, kirgedest ja kõikidest jälkustest kubiseb perekonnaelu, et kuni sinnamaani välja, et meile tuuakse ikka ja jälle välja mõne sellise vasakpoolse ideoloogi poolt see, et selline näide ikkagi, et jah, aga vaadake, siin Haaber ja Piller tulevad, räägivad nii ilusalt oma perekonnaelust, aga siis meil on ju terve rida inimesi, kes peksavad oma naisi ja naised näägutavad meeste kallal ja bla, 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 bla. Ja tõsi, on seda asja. Sellest tuleb üle saada ja seda tuleb vältida ja sellega tuleb kõikide võimalike vahenditega võidelda, loomulikult inimesed iseenda oma südames. Aga kui süsteemiks või selliseks argumendiks on see, et igal võimalikul hetkel perekonda ja abielu halvustada ja näidata, kuivõrd tegelikult vastik ja alandav see on eelkõige naise jaoks, siis me oleme äärmiselt valel teel. Isadus ja emadus tuleb asetada ühiskonnas absoluutseks ideaaliks. Sinna poole pürgimine tuleb noortele koolisüsteemis igal pool asetada normaalseks elukestva sellise arengu ja inimeseks saamise peamiseks võimaluseks üldse. Võtta vastutus oma enda perekonnaelu eest, võtta vastutus oma laste eest, sündivate laste eest. Ja jällegi, me saame seda teha. Me saame selle ümber pöörata, me saame tegelikult täpselt sama jultunult ühiskonnas teha nii, et väikselt võtta maha näiteks igasuguse ideoloogiliste nii-öelda kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastus, homoorganisatsioonide, feministeeriumite, LGBT ühingute rahastus ja teha nii, et meie sotsiaalministeerium, meie majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, meie erinevad ministeeriumid haridusministeeriumist peale, välisministeeriumist samuti, enam ei toeta mingisugust homoideoloogiat ja sooideoloogiat, vaid hakkab toetama perekondlikku ideaali. Hakkab toetama süstemaatiliselt seda, et perekond oleks ühiskonnas elementaarne üksus. Terve ja truu perekonnaelu väärtus ühiskonnas taastada. See oli 3. punkt. Ja täpselt samamoodi, nagu meile on peale surutud kõike seda mürgist ideoloogiat, täpselt sama jultunult me võime sellele vastu hakata ja sellega ühiskonnast välja juurida. 4. punkt. Feminism ja igasugune võrdsusideoloogia tuleb süstemaatiliselt välja juurida. Feminism on õhutanud aastakümneid lääne ühiskonnas sugupoolte vahelist sõda, on rääkinud, kuidas naise positsioon perekonnas on madal, on rääkinud, kuidas naist orjastab kogu perekonna struktuur, see pärineb loomulikult vasakpoolsest ja marksistlikust ideoloogiast. Marx ise rääkis perekonnast kui ühest kõige
tõsisemast, arhailisemast, kodanlikust, feodaalsest igandist, mis tuleb ära lammutada. Esimesed kommunistid seda jõudumööda ka tegid, oli selline kollektiivne seltsimehelik läbisaamine. Aleksandra Kollontai oli üks selliseid seltsimehelikke naisi, kes kui ta polku tuli, siis terve polk karjus hurraa teatavatel põhjustel. Et esimesed kommunistid üritasid seda sama ideaali teostada. Siis sai selgeks, et asi läheb ühiskonnas täieliku kaoseni. Ja Stalin vana vuntsina Gruusiast, perekondlikust patriarhaalsest Gruusiast, mõtles, et siin tuleb nüüd midagi taastada, muidu me teist maailmasõda üle ei ela. Sellises täielikus kolhoosilikus pillerkaares, kus iga seltsimees on teise seltsimehe oma. Võrdsusideoloogia, feminism, mida meile peale on surutud, tuleb välja juurida. Nii. See on otseselt perekonnavaenulik ideoloogia, see on otseselt ideoloogia, mille eesmärgiks on see, et perekonnad teineteisest lahti haakida, et teha naised ja miks mitte ka mehed perekonna võimetuks ühiskonnas. Tänapäeval me oleme tegelikult jõudnud sinnamaani, et me enam ei räägi isegi sellest, kas need ideed tuleb taastada või need ideaalid tuleb uuesti ellu kutsuda, vaid me räägime sellest, kas inimesed on üleüldse võimelised enam nende ideaalide järgi käituma. Kas nad on võimelised elementaarseks perekonna eluks enam? Kas nad on ideoloogiliselt niivõrd tüsistatud, et nad ei ole enam võimelised üleüldse tegema normaalsed või looma normaalset perekonda? See on peamine küsimus. Ja feminismil ja võrdsusideoloogial on üks peamine põhjus sellel. Siia alapunktina võib ütelda näiteks ühes konkreetse sellise materiaalse aspekti. Näiteks selline asi, et kui me räägime siin truu perekonnaelu, isaduse ja emaduse asetamisest ühiskondlikuks ideaaliks, siis koduemadus ja ema jäämine koju oma laste juurde, nende esmase kasvataja, esmase hoolitseja, esmase helluse andja rollis on vitaalne. Feminism on see mõrvarlik ideoloogia, mis on ema sealt kodust lahti rebinud sotsialistlike revolutsionääride toel. Kollontaid, Luksemburgid, kõik teised sotsialistid ja kommunistid on sellele alati alla kirjutanud. Varsti tuleb naistepäev, kas see oli siis 8. märtsil ja teie tegelikult alati, kui te seda naistepäeva tähistate seda sama Kollontai sotsialistlikku, feministlikku ja Roosa Luksemburgi pärandit. Sestap mina näiteks naistepäeva kohe kindlasti ei tähista. Ma toon oma abikaasale kas enne või pärast või nimme lilli, ma ei tea, kogu märtsikuu, aga naistepäeval 8. ma seda ei tee. Ja puhtalt sellepärast, et mitte Kollontai mälestust kuidagi moodi tähistada. Isa palk on üks selliseid asju. Enne oli selge see, et pereisa sai mingis firmas, kuskil, kus ta töötas, sai kõrgemat palka, sest tal oli suurem kohustus. Tal oli mitu lapsest üleval pidada. Nii, ja nüüd ütled, kas sama töö eest saab rohkem palka inimene. Jah, absoluutselt. Nii, ebavõrdsete kohtlemine võrdsetena on tegelikult ebaõiglus. Ja isa, pereisa, kes peab üleval oma perekonda, mitut last, palju lapsi, oma abikaasat, oma kodu, temale tulebki maksta rohkem palka. Lihtsalt nii on. Et insta-tšikk Kelly ja elumees Kenny, kes elavad üksikut elu, kes käivad mööda maailma ringi, Tais ja igal pool mojal ja teevad oma insta-videosid niimoodi, nemad ei pea saama täpselt sama palka kui 4 või 5 lapse isa, kes seda tööd teeb.
nutainimene. Ebavõrdsus ongi see, mis need näited on näited ebavõrdsusest, sest pereisa ei ole oma ühiskondliku panusega ja pereema loomulikult ei ole oma ühiskondliku panusega võrreldavatki Insta-chick Kelly ja elumees Kennüga, kes elavad hedonistlikku enesesse sulgunud elu. Miinimum, ütleksin, on see, et pereisa saab 5 lapsega rohkem palka kui sama töö eest, täpselt sama töö eest, kui Insta-chick Kelly. Ehk siis tõesti, need on ebavõrdsed suurused ja neid ei saa kohelda võrdsetena. See annaks näiteks ühiskonnas väga palju jõudu. Või võrdsusideoloogia tuleb ära hävitada. Me ei ole võrdsed ei mehed naistega, me ei ole võrdsed omavahel peaaegu mitte milleski. Peaaegu mitte milleski. Et võrdsus on selline suur kommunistlik, revolutsiooniline, ideoloogiline punkt, mis ühiskonnast, kui välja juuritakse, seda kergemini meie ühiskond hakkab paranema nendest haavadest, mis talle on löödud. Niisiis, igasugune feminism ja võrdsusideoloogia välja. Selle asemel tegelikult, mida me oleme näinud? Selle asemel me oleme näinud alles hiljuti seda, kuidas siin aasta valitsusväliseks organisatsiooniks või vabaühenduseks kuulutati ei miski muu kui feministeerium. Seda tegi siis Vabaühenduste Liit. Siin on nüüd hea näide sellist nii-öelda Eesti vabaühendusest. Feministeerium on põhimõtteliselt radikaalsete äärmusideoloogide, feministide punt, kes levitab oma mürgist ideoloogiat perekonnast ja perekonnakultuurist irdunud ja ajupestud naiste seas ning president annab siis meie enda maksumaksjate poolt toetatud feministeeriumile, mis nii-öelda räägib endast kui vabaühendusest, saades Sotsiaalministeeriumist finantse ja palka. No palka otseselt mitte, finantse loomulikult siis saab siis valitsusvälise organisatsiooni aasta auhinna. Et palu väga, selline asi. Täpselt samamoodi, kui me teeme seda, täppi pealt samamoodi, võime teha ükskõik mingite muudega. Me võime luua perekonnaorganisatsioone. Me võime luua erinevaid Sotsiaalministeeriumi alluvuses olevaid abielu ja perekonda ülistavaid ja seda pedestaalile asetavaid organisatsioone, finantseerida neid ja jagada presidendi kaudu nendele riiklikke auhindu. Kõik täppi pealt samamoodi. Ja feministeeriumid täppi pealt samamoodi nagu praegu on kõik need organisatsioonid kuskil nurgas, ei saa mingit finantsi, kaasa arvatud SAPTK, loomulikult ne ei ole isegi tahtnud seda, aga see on nüüd omaette küsimus, ma ei hakka sinna minema. Aga täpselt samamoodi võime olukorra ümber pöörata ja ütelda, et nüüd hakkavad saama pereorganisatsioonid, Sotsiaalministeeriumi finantse ja nüüd hakkavad nad käima mööda koole rääkimas, kui oluline on mehest ja naisest koosnev abielu, kui oluline on nende perekond, kui oluline on teil, head noored, töötada selle nimel, et esiteks arendada endas välja voorused selleks, et perekonnaelu oleks võimalik ja teiseks see perekond luua. Meie näeme aga sellist pilti siin. Viies punkt. Ja see on jälle selline punkt, mille ees väga paljud nii-öelda viskavad oma silmad maha. Selline häbenemise punkt. Meil on ühiskonnas pornograafia ja ebapuhtuse pandeemia. Viies punkt on see, et pornograafia kui perverssus
inimeste vaimu hävitav selline mürk tuleb ühiskonnast välja juurida ja keelustada. Tegelikult esialgu tuleb töötada selle nimel, et pornograafia ei oleks niimoodi eelkõige alaealistele, aga tegelikult ilmselt kogu ühiskonnale vaikimisi igal pool kättesaadav ja leviv. Vaid et inimesed peaksid ennast internetiteenuste pakkujate poolt lihtsalt kirja panema selleks, et niinimetatud pornograafiat, seksuaalperverssusi nautida. No ma ei tea, kui see on hea ja igati mõistlik asi, siis miks siis häbeneda seda? Et lähete aga Tele2 juurde, ütlete, et te olete pornograaf ning soovite enda netis siis juurdepääsu pornograafilistele materjalidele. Ma ei tea, näiteks mina lähen kuhugi riidepoodi, tellin sealt omale lipsu ja kingad ja särgi, siis ma ütlen, et tellis Markus Järvi, identifitseerin ennast Smart ID-ga, palun toimetada pakiautomaati need hüved, mis on kahtlemata minu arvates igati mõistlikud, head ja toredad asjad ja maksan oma arve ja saan need kätte ja panen selga järgmise kommentaari jaoks. Nii, täpselt samamoodi need inimesed, kes tahavad siis püherdada selles ebapuhtuses, võiksid sellest teavitada oma internetiteenuste pakkujat näiteks. Ja tegelikult pornograafia levik on epideemiline. Miks see on oluline just nimelt seoses rahvastikukriisiga? See on tegelikult oluline väga erinevatel tasanditel. Ja see on oluline tegelikult sellest, et noortel meestel, kui me vaatame seda, et kuivõrd levinud pandeemiliselt see on, hakkab puuduma igasugune austav ja normaalne suhtumine üleüldse naistesse. Meil kasvab peale terve põlvkond inimesi, kellel ei ole enam normaalset, affektiivset, tundelist, puhast lähenemist seksuaalsusesse, kellel ei ole enam normaalset lähenemist naisesse, vaid kes on ennast ära risustanud sellise tõelise vaimse mürgiga, teemonliku vaimse mürgiga. Ja ütleks seda, et see on tegelikult ka võib-olla geniaalne variant selleks, kuidas ühiskonda muuta loiuks, energiavaeseks, võimetuks kaitsma ennast kogu selle tohutu ideoloogilise mürgi ja rünnaku vastu, mida igalt poolt teile peale lastakse. Kui mees eelkõige seda tarbib ja teeb sellest oma enda vaimu sisu, siis selle tagajärg on tegelikult laastav. Midagi pole teha. See loidus, selline selgrootus, mis sellega kaasneb, on väga tõsine. Ja kõik võimalikele sotsiaalsetele konstruktoritele ja türannidele on see teada-tuntud vahend, kuidas ühiskondlikku vastupanu tasa lülitada. Kuidas seda testosterooni, mis ühiskonnas peaks voolama just nimelt ebaõigluse ja igasuguse jama vastu, kuidas seda tasa lülitada pornograafia ebapuhtuse pealetungiga. See on vaikne epideemia ja selle ees ei saa enda silmi kuhugi kalevi alla panna või maha panna. See on vaimne orjus, see on sõltuvus tegelikult, millest tuleb vabaneda ja ma kutsun üles kõiki neid inimesi, kes võib-olla mind siin vaatavad, et kui teil peaks olema selline probleem, siis kindlasti tegelege palun sellega, otsige abi kuskilt. See on oluline on see ületada, kui te olete katoliiklane, minge pihile, minge preestri juurde, rääkige temale sellest, üritage üle saada, kui te olete ortodoks samuti, kui te olete protestant, minge pastori juurde, rääkige talle sellest, uskuge mind, need inimesed on enne kuulanud seda, et te ei ole esimene inimene, kes neile sellest teemast räägib.
See vaimse energia kadu, see ebapuhtuse pealetung, see normaalse inimväärika suhtlemise kadu, mis sellega on ühiskondadele peale tulnud, see mürk, mida pornograafia kaudu süstitakse ka perekondadesse, noortesse inimestesse, abielu meestesse, ma ei tea, võib-olla isegi abielu naistesse, see on enneolematu. See on asi, mida tuleb teadvustada mida tuleb teadvustada, millest tuleb kõikide vahenditega üle saada. Sest just nimelt see käib perekonna pühaduse vastu, see käib elu pühaduse vastu, see käib selle vastu, et me võiksime oma abikaasad mõlemad võiksid teineteist täiendada, vaadata teineteisele puhta pilguga vastu otsa ja tõesti pühendada oma elu teineteisele. Mitte oma ihadele, mitte oma mingisugustele pimedatele pooltele, vaid eelkõige teineteisele kui kaaslasele, aidates teineteist edasi ühisel teel, loomulikult aidates edasi selle kaudu oma lapsi, oma mitmeid ja paljusid lapsi, keda on ühiselt vastu võetud. Kui seda tõesti ei saada kuidagi kontrolli alla, siis see on ka üks põhjus, mis meie ühiskondi hävitab ja üha rohkem tuleb selle teemal rääkida. Väga lühidalt kokkuvõttes. Need on 5 sellist peamist, kuidas öelda, meedet, millega taastada perekonnakultuur, mille läbi tõesti taastub automaatselt ka ühiskonna taastootmine, ka sündimus. See on kõige lühidamalt öeldes elukultuuri taastamine. See on kõige lühidamalt öeldes asetamine, inimese elu asetamine taas väärtuseks ning teenimise asetamine väärtuseks enese naudingu asemele. Enese sellise hedonistliku, küünilise, jumalatu, enesekesksuse asemele. See on perekonnaelu väga lühidalt kokku võetes ja selle perekonnaelu ideaal. Ma ei ütle, et me ei peaks kogu aeg tegelikult ka sellel teemal iseennast vaatama ja ütlema, kas ma olen selle ideaali ka vastavuses või mitte. Väga paljudel kordadel mitte, et loomulikult tuleb ennast kogu aeg parandada, aga see on ideaal, mille poole tasub püüelda. Ja ma loomulikult ei käsitle siin väga palju teisi aspekte, et võib-olla võib palju teisi erinevaid meetmeid ka selles vaimses pooles välja tuua, et hoomatavuse ja lihtsuse eesmärgil tõin välja ainult 5. Loomulikult on terve rida ka materiaalseid meetmeid, mis on väga head, kasulikud ja millest võib-olla kõige olulisem on maksupoliitika. See poliitika, mida meie valitsus on süstemaatiliselt suunanud just nimelt perekondade ja perekondliku kultuuri vastu, hävitades perekondliku kultuuri. Mitte ainult selle kaudu, et nad on abielu rüvetanud ja abielu mõiste ära solkinud, vaid nad ka maksupoliitikaga süstemaatiliselt hävitavad perekonda. Olles Eesti Vabariigi ajaloo, mitte ainult taasiseseisvumise ajaloo, vaid kogu perekonna vaenulikem valitsus üldse. Maksuvabastus pereemadele, miks mitte ka pereisadele, näiteks ma ei tea, 25% lapsest oled sünnitanud 4 last, ei maksa sellele riigile enam mitte kunagi, mitte ühtegi senti, mitte mingit maksu. Väga lihtne printsiip. Üleüldse printsiip sellest, et perekondade tuleks kehtestada võimalikult väiksed maksud, tuleks igati soosida seda, et perekonnad moodustaksid ka majandusliku ühtsuse, väiksed perefirmad, mis moodustavad majandusliku ühtsuse enda äraelamise kaudu ja annavad, miks mitte tööd ka teistele. Võimalikult väiksed maksud sellistele firmadele, võimalikult väiksed maksud maamaksude ja omandimaksude näol. Omandimaksud tuleb täielikult kaotada. See on igasuguse perekonnakultuuri otsene vastand. Sellepärast, et perekond on selleks, et anda edasi pärandit oma lastele. Vaimset pärandit, aga ka materiaalset pärandit. Ja riik
ei tohi. Ja see on kuritegelik, kui riik astub sinna vahele ning krahmab sellest pärandist ära osa. Meil Eestis tõesti pärandimaksu veel ei ole, aga tont teab, mida sellel sotsialistlikul porukal seal meeles on, mida nad plaanivad, nii et, aga kõik muu maks samuti, automaks, maamaks, nulli. Kui maa on minu oma, siis ma ei pea riigile sellest maksma mitte midagi. Kui auto on juba kord ostetud ja ma maksan niigi kõrget aksiisi, ei pea ma maksma riigile sellest mitte midagi. Vastupidi, perekondadele tuleks soosida suurte autode ostmist, kui nad on, ma ei tea, 7, 8, 9, 10 lapselised perekonnad, siis alandada neile kütuseaksiisi, alandada neile muid autoga seonduvaid makse. See peaks olema riigi poliitika. Nii edasi ja nii edasi. Et sellest maksupoliitikast võib rääkida pikalt. Küll aga tahtsin selles kommentaaris keskenduda just nimelt eelkõige nendele vaimsetele väärtustele. Need on need, ilma milleta me rahvast uueks ei loo. Need on vundament, millele riik ja rahvus rajaneb. Ja kui me seda pööret ei tee, see võib tunduda tegelikult täiesti utoopilisena, aga fakt on see, kui me seda pööret ei tee, siis materiaalsed väärtused või materiaalsed muutused ei too kaasa endaga paranemist rahvastiku kriisi ületamisel. Selline on minu positsioon. Ma tänan teid kuulamast, head inimesed. Ma tänan kõik inimesi, kes on selle kommentaari heaks ja jätkumiseks annetanud ja toetanud seda kommentaari oma rahalise panusega. Suur tänu teile. Müts maha järjekordselt. Kui soovite seda teha, siis siin video kommentaari YouTube'i all on minu andmed ja ka Objektiivis oleva uudise all on need andmed ilusti olemas, nii et seda kommentaari saab siis jätkuvalt toetada omapoolse panusega, kaasa arvatud selleks, et ma ei soovi Eesti riigile maksta ja tulevikus, mida võimalikult pea, soovin niimoodi, et ma saaksin üleval pidada oma perekonda tegelikult ainult sellest, mida inimesed minu töö heaks siin Objektiivis annetavad. Ma tänan teid veel kord kuulamast, ma tänan teid veel kord kaasa mõtlemast ja kohtume siis juba järgmisel nädalal järgmiste teemadega. Kõike head!